Otsustamise strateegia valik keemiaõnnetusel on nii nagu kõigil teistelgi õnnetustel eelistada tuleks formaalset otsustamist, kus siis kaalutakse erinevate võimaluste vahel. Samas on selge, et keemiaõnnetusel samamoodi võib päästjate juht teha otsuseid väärtustele tuginedes või varasemale kogemusele tuginedes. Siiski on keemiapäästetöödel ülekaalukas protseduuridele põhinev otsustamine, sellepärast et meil on olemas juhendid, mis aitavad neid protseduuripõhiseid või standardtegevusjuhiseid rakendada ja kogemuste hulk tavaliselt keemiapäästeõnnetustel on päästetööde juhtidel väike. Nüüd protseduurile ehk standardtegevusjuhistele tugineval otsustamisel tuleb siiski teha väga palju detailsemaid otsuseid, sest et ükski juhis ei määrata täpselt, kuidas peaks tegutsema. Näiteks väkes on antud erinevad kaitsetasemed ja kaitsetaseme valik konkreetse ülesande täitmiseks on siiski päästetööjuhi otsus. Väga oluline protseduur on päästetööde keemiasukeldumise juhend, mis reguleerib keemiasukeldumise ohutuks korraldamiseks, läbiviimiseks ja kontrollimiseks tehtavaid tegevusi valmisoleku tagamisel ja päästetöödel. Keemiasukeldumine ise on sisenemine ohtliku kemikaaliga saastunud ohutsooni, kasutades selleks individuaalseid kaitsevahendeid ja kaitseriietust, eesmärgiga päästa inimesi ja vara ning teha vajalikke päästetöid. Keemiasukeldumisjuhend määratleb ka riskikeskkonna mõiste. Riskikeskkondi keemiaõnnetusel on 2. Normaalne riskikeskkond ja kõrgendatud riskikeskkond. Normaalse riskikeskkonna puhul puuduvad raskendavad ohufaktorid ja kõrgendatud riskikeskkonnal on olemas siis raskendavad ohufaktorid. Raskendavateks ohufaktoriteks võib olla näiteks kemikaali väga suur eraldumine aurude või gaasidena, saastunud suur pindala, mis teeb siis ka keemiasukeldumisteekonna väga pikaks, ohtliku kemikaali plahvatusoht või süttimisoht või juba puhkenud tulekahju, keeruline ruumide paigutus või varjatud ruumide olemasolu, nähtavus, mis on halb, näiteks pimeduse tõttu või kemikaalipilve tõttu ja muud raskendavad asjaolud, mida siis päästetöö juht ise hindab. Kui on kahtlus, kas määrata normaalne riskikeskkond või kõrgendatud riskikeskkond, peaks päästetöö juht valima kõrgendatud riskikeskkonna. Oluline on teada, et kõrgendatud riskikeskkonna määramisel tuleb kasutusele võtta kaitsemeetmed. Loomulikult ka normaalses riskikeskkonnas tuleb kasutusele võtta kaitsemeetmed, kuid julgestuslüli näiteks ei ole normaalses riskikeskkonnas kohustuslik. Samas, kui riskikeskkond on määratud, tuleb sellest teavitada kõiki päästesündmusel töötavaid päästeteenistujaid ja häirekeskust. Päästetöö juht peaks meeles pidama, et tegemist on protseduuriga. Riskikeskkonna määramine iseenesest ei taga ohutust, kuid kõrgendatud riskikeskkonna määramisel tuleks tähelepanu juhtida ohutusele väga eriliselt, sest et tegemist on keeruka ja kompleksse sündmusega, kus inimeste elu, tervis ja vara on ohus. Keemiaõnnetusel peamiseks ohustavaks aineks ongi see ohtlik kemikaal. Siiski otsustava suuna ja prioriteetide järjekorraks on kindlasti kannatanute päästmine. Kiire kannatanute päästmine on enamasti võimalik, kasutades selleks tulekustutusriietust ja hingamisaparaati. Hingamisaparaadi kasutamine on väga oluline, sest ohtlikud kemikaalid satuvad inimese organismi eelkõige läbi hingamisteede. Järgmine prioriteet on ohualast inimeste evakueerimine, et rohkem ei oleks neid inimesi, kes jäävad ohualasse ja saavad kannatada kemikaali tõttu. Need kannatanud, kes on kuidagi kinni või lõksus, tuleks päästa ja hoiatusalas olevaid inimesi tuleks teavitada sellest, et kemikaal liigub nende poole ja nad peaksid jääma siseruumidesse. Ja järgmine prioriteet on aine leviku piiramine. Kindlasti peaks mõtlema aine leviku piiramisele enne lekke sulgemist, sest lekke sulgemine tihti nõuab kõrgema kaitsetaseme rakendamist ja kõrgema kaitsetaseme saabumine ja ettevalmistustööd võtavad kauem aega. Keemiapäästesündmused on väga ressursimahukad ja selle tõttu tuleks kindlasti päästetöö juhil tegeleda sellega, et ta mõtleb välja, millised on vajalikud ressursid oma valitud taktika elluviimiseks. Nagu juba varem öeldud, siis kõige tähtsam on inimeste elud päästa ja proovida aine levikut piirata,
sest tihti aine leviku piiramine võib päästa veelgi suurema hulga inimesi, kes muidu jääksid ohualasse. Tegevusjuhised on antud päkkes ja alati on 14 punkti, mida päästetööjuht peaks tegema. Plaani koostamisel tuleks nende punktidega arvestada ja nende juhistega arvestada. Tähtis on, et päästetööjuht tagab sündmuskoha ülesehituse ja nende tegevuste elluviimiseks vajalikud ressursid. Päästetööjuhil peaks sündmuse lahendamiseks olema selge plaan. Sellel plaanil peaksid olema eesmärgid ning seda tuleks kõigile koostööpartneritele sündmuskohal kommunikeerida. Tähtis on, et prioriteedid sündmuse käigus muutuvad. Peamine ülesanne on kannatanute päästmine. Kui see on tehtud, siis minnakse edasi tugiülesannete täitmisega ja alati tuleb meeles pidada, et reageeriva personali ohutus tagatakse. Päästetööjuhi tegutsemist keemiaõnnetusel võib vaadata 2 aspektist. Esmalt suhtlemine. Keemiaõnnetusel võib olla mitmeid raskusi suhtlemisel. Näiteks kemikaali nimetused võivad olla väga pikad ja keerulised ja seetõttu võib minna info sassi. Keemiakaitseriietuses töötamine võib olla raske nii nähtavuse kui raadiojaama kasutamise mõistes. Samas on suhtlemisel väga oluline roll. Esmane raport ja vaheraportid on väga tähtsad nii reageerivale erivõimekusele kui ka kõrgematele juhtimistasanditele. Samuti aitab raportite andmine hiljem sündmuse kulgemist taastada. Võtmeisikute ja spetsialistidega suhtlemine on keemiaõnnetusel väga tähtis. See aitab prognoosida, kui on mõistetud, millised on ohtliku aine riskid ja just võtmeisikutega ja spetsialistidega rääkides on päästetööjuhil võimalik teha häid otsuseid. Teine plokk, sündmuskoha haldus, on samuti keemiaõnnetusel äärmiselt oluline. Tuleb planeerida sündmuskoht. Ohuala määramine ja ohuala sees ohutsooni, hoiatusala ja evakuatsiooniala teadmine on väga tähtis selleks, et tagada sündmuse kulgemisel kõrvaliste isikute ohutus. Ohualast ja selle piiridest lähenemist eest, kõigest sellest peaks teavitama kõiki ametkondi. Selge juhtimisstruktuur aitab hoida kinni nii ohualast kui pidada ressursside üle head arvestust. Nüüd tutvustame sündmuskoha ülesehitust. Nagu juba öeldud, siis sündmuskoha ülesehitamine on oluline selleks, et tagada kõrvaliste inimeste ohutust. Samuti aitab see tagada kõigi reageerivate isikkoosseisu ohutust. Kahjuks on meil päris palju mõisteid ja osad nendest mõistetest tulenevad päkkest, osad mõisted aga koostöömäärusest. Ohuala on seega defineeritud koostöömääruses ja ohutsoon, evakuatsiooniala ja hoiatusala tuleks kõik käsitleda ohualana. Ohutsooni, evakuatsiooniala ja hoiatusala mõisted on päkkes täpsustatud. Samuti on need näha siin slaidil. Rahvusvaheliselt kasutatakse värvikoode. Punane on selline ala, kus on ohtlikust ainest juba olemas ja sinna sisenemine on lubatud üksnes isikukaitsevahenditega. Koostöömäärus annab ka keeluala mõiste, mis siis peaks jääma ohuala sisse ja selleks võib olla näiteks ohtliku kemikaali loik. Kollane tsoon on soe ala ja sinna võib ohtlik kemikaal levida sündmuse kulgemise käigus. Ohtliku kemikaali levimiseks on eelkõige 2 võimalust. Ilmastikust ja maastikust tulenev, ehk siis alati kemikaal levib alla tuult ja allamäge ja samuti siis reageeriva ressursi liikumisest ohualale ja ohualalt välja tulenev saastuse levik, mis siis toimub ülespoole tuult. Turvatsoon on ala, kus siis tuleb tagada see, et ristsaastust ei tekiks. Ehk kõik isikud, kes on liikunud ohualasse sisse ja tulevad ohualast välja, tuleb puhastada. Turvatsooni välimine piir tuleks samuti politsei poolt kontrolli alla võtta. Selle eesmärk on, et reageeriv ressurss saab rahulikult riietuda ja lahti riietuda
ning kõrvalised inimesed ei satu varustuse paigutamise kohtadesse. Antud skeemil on näha kõik need punktid ja teed, mida koostöömäärus ootab, et päästetöödel luuakse. Kuna keemiaõnnetused on väga komplekssed ja keerukad, siis võib olla päris paljude nende punktide loomine hädavajalik. Näiteks staap, mittekannatanute kogumispunkt, triaažipunkt, transpordipunkt ja muud sellised kohad. Täpsemat infot saad vaadata õppevideost. SPAR-mudeli viimane osa on ülevaade. Ülevaade on ka tähtis, sellepärast et päästesündmusel pidevalt tuleb olukorra teadlikkust hoida ja head olukorra teadlikkuse taset ja ülevaade on keemiaõnnetusel jällegi keerukas, kui ohtliku aine levik on suurel alal. Ülevaate saamiseks ohtliku aine levikust võib teostada näiteks mõõtmisi. Abi võib paluda ka sellest, et teha prognoosimudeleid, kuidas aine võib levida ja kui kiiresti, lähtuvalt siis ilmastikutingimustest. Kogu aeg tuleb jätkata info kogumist nii aine leviku kui kannatanute kohta. Jälgida sündmuskohal planeeringut ja vaadata, kas see on asjakohane. Kui näiteks tuulesuund muutub, tuleb ka sündmuskoht ümber planeerida. Kinni tuleb pidada ohualast ja seda tuleb jälgida, et kui sündmus kulgeb edasi, siis inimesed ei hakkaks ristsaastama turvaala. Dünaamilise riski hindamisega tuleb tegeleda pidevalt ja jälgida ka, et kaitsetase on asjakohane. Keemiaõnnetusel võib kaitsetase muutuda. Näiteks kannatanute päästmisel kasutatakse esmaseid tulekustutusriietusi koos hingamisaparaadiga, kuid lekke sulgemiseks keemiakaitseriietust. Hiljem aine neutraliseerimiseks aga jällegi pritsmekaitseülikonda. Tähtis on ülevaate faasis pidevalt jälgida, et kas plaan ehk siis vaimne mudel on kooskõlas sellega, mis sündmusel päriselt toimub. Kui tuleb vahe selle vaimse mudeli ja sündmusel toimuma vahel, siis tuleb korrigeerida plaani ja viia see muudetud plaan ellu. Vajadusel tuleb muuta ka prioriteete. See oli keemiaõnnetusel lühike tutvustus